tulemast karjääripäeva vestlusringile, mille pealkirjaks on meil siis Mis saab pärast ELA-t. Meil on siin kokku kogunenud 5 Lennuakadeemia vilistlast erinevatest kursustest, erinevatest erialadest, erinevatest aastatest. Ja püüame siis täna natukene rääkida sellest, et millised on siis karjääriteed olnud siis päriselt ELA lõpetanutel, kuhu on neid viinud, kas see on see, mida kas nad teevad praegu seda, mida nad tulid siia õppima või hoopis midagi muud. Terve selle vestluse ajal, meil on see tund aega umbes aega siin, on avatud Slido, ehk siis te saate minna slido.com, panete sisse selle koodi seal, sli.do vist töötab ka, ja saate mulle saata küsimusi. Need küsimused tulevad mul siia ja siis ma saan nüüd vahele küsida ilusti. Ja ei ole ka keelatud lihtsalt käsi püsti ja küsida, aga siis oodake, kuni te saate, kuni ma pöördun teie poole. Ja meil on siis tulnud siia teiega vestlema, kogemusi jagama Sigrid Laura, kes siis töötab praegu Telias teenuste tagamise ja tugisüsteemide osakonna juhina. Siis on meil Rasmus, kes on siis ATR-i ja 737 First Officer SmartWingsis. Meil on Viv Marleen, kes on siis Space Inspection Responsible OHB Swedenis. Kes ei tea, mis on OHB Swedenis, see on selline ettevõte, mis tegeleb kosmosetehnoloogiatega, ehitavad satelliite ja muud sihukest põnevat. Karl, kes on siis Sales Manager of Magnetic Training, Magnetic grupis, ehk siis Magnetic MRO ja muud sõsarfirmad seal. Ja siis on meil Ilo-Kaisa, kes on Head of HR Operations Marabus, ehk siis inimressursid, personali teemad. Ja võib-olla annaks korra siis sõna ka teile, te saate võib-olla paari lausega ennast tutvustada ja siis liigume juba edasi küsimuste ja üldse vestluse juurde. Väga tore on tagasi olla Lennuakadeemias peale 5 aastat siis lõpetamisest. Lõpetasin eriala CNS ja olen leidnud siis niisuguse huvitava seose IT-juhtimisega, et kui suund IT-juhtimises kaob ära, siis keegi peab alati rahulikult ütlema, et kuhu suunas liikuda. Jah, mina siis lõpetasin Lennuakadeemia tegelikult põhimõtteliselt 1,5 aastat tagasi, ma olen üsna värske vilistlane, aga sellest hoolimata ma olen siis omandanud juba 2 tüübi pädevust, ATR ja Boeing. Hetkel lendan siis Boeinguga ja olen töötanud 2 lennuettevõttes, teinud 3 assessmenti, kõigest 3 edukad, 2 sain tööle, 1 läks pankrotti. Nordica Display, olete kuulnud? On tõesti huvitav tagasi olla, ma lõpetasin 2024, kuigi koolis käisin kergelt varem. Lõpetasin teki eriala ja kogemust on olnud ground handlingu, liinihoolduse, baasihoolduse, iga küljega. Ja alati oli plaan kosmosesse jõuda, aga ütleme nii, et jõudsin sinna umbes 10 aastat varem, kui eesmärk oli. Tere ka minu poolt. Ma poleks arvanud, et mind niimoodi kutsutakse siia. Ma alles lõpetasin kooli. Ja poleks arvanud, et midagi, mis ma olen teinud, on nii silmapaistvad, et tahetakse kuulda ka. Ühesõnaga töötan mina Magneticus. Aitan nendel teraslindudel õhus olla. Ja minu õnneks on see, et nad ei ole kunagi terved ja mul on alati neile midagi müüa. Tere kõigile minu poolt ka. Mina õppisin lennujuhiks, aga ei ole oma elust päevagi lennujuhina töötanud. Ja minu karjäärivalikud ja teed 10 aasta jooksul lennundustööturul on aidanud mul näha 2 Eesti suure lennufirma ülesehitamist, 1 allakäiku ka natukene, aga nüüd loodetavasti olen õppinud juba nendest kogemustest ja saan ehitada siis teist väga suurt lennuettevõtet. Ja olen see inimene, kes siis valib ja aitab ka tulevastel Lennuakadeemia õpilastel tööturul siseneda ja enda töökoha ja koha leida meie ettevõttes. Okei, väga kena. Aga siis võib-olla keriks korra ajas tagasi, kui te kõik alles Lennuakadeemiasse sisse astusite ja ma küsiks sellise küsimuse, et kui te nüüd astusite Lennuakadeemiasse mõned rohkem, mõned vähem aastaid tagasi, et kas
või mis te siis arvasite, et mis te tegema hakkate, et kas te tulite Lennuakadeemiasse mingi kindla eesmärgiga või oli see rohkem siuke, et vaatame, mis saab? Jah, no mina alguses üldse Lennuakadeemiast väga midagi ei teadnud. Kandideerisin ma siis hoopis üldsegi TalTechi ja Tartu Ülikooli. TalTechi sain sisse, Tartu Ülikooli ei saanud sisse ja kuidagi avastasin siis selle Lennuakadeemia, panin lihtsalt oma kandideerimise teele. Sain siis tegelikult õppima lennuettevõtte korraldamist ja arvasin siis Lennuakadeemiasse tulles, et peale aastat aega ma kindlasti uuesti kandideerin Tartu Ülikooli. Aga hakkas lennundus nii meeldima, et tegelikult uuesti ma kordagi ei kandideerinud. Küll aga siis õppisin 2 aastat AM erialal ja otsustasin siis peale 2 aastat eriala muuta. Et läks siis hoopiski selliselt, et lõpetasin ma siis CNS eriala. Okei. Mina olen üks nendest võib-olla siis, kes teadis väga noorelt juba 13-aastaselt otsustasin ära enne bioloogiatundi, üks neljapäevane päev, et minust saab piloot. Ja mina hoidsin akadeemia tegemist oli juba tegelikult 2012-2013 hakkasin silma peale hoidma. Akadeemia tegemist jälgisin inimesi, kes siin käivad. Oskar käis raketisaates kunagi ammustel aegadel, siis vaatasin, et mis vägevad inimesed siin on ju koos. Käisin avatud uste päevadel, tegin mingid veebikursused läbi, mul oli üsna kindel siht, et minust saab piloot ja sellest siis ühesõnaga mul oligi ainult üks eriala silme ees ja selle nimel ma tegelikult pingutasin juba põhikooli lõpus saati. Ja esimene, võib-olla vähe teata tuntud fakt on see, et ma esimese korraga ei saanudki pilli sisse. Kandideerisin AM-i ka tagavarvariandina ja siis õppisin tegelikult esimene aasta ametlikult AM erialal, aga tegin pill erialaineid ja siis teisel aastal sain sisse pingereas isegi täitsa eesotsas ja siis põhimõtteliselt käisin kaitseväes ära ja siis ühinesin kohe teise kursusega, et ühtegi aastat ma ei kaotanud, aga see on asi, mida ma ka võib-olla täitsa julgelt soovitan, et kui kellelgi tunneb, et võib-olla esimene või teine aasta ei ole õige eriala, et siis erialavahetus siin koolis on tegelikult üsna hea valik ja üsna lihtne tee. Mul on selline kogemus olnud, et ma väga pikalt olin päris paljude erialade vahel, puhtalt sellepärast, et hästi palju asju pakkus huvi ja ma mõtlesin, et mis on mingisugune selline eriala, millest ma ära ei tüdineks. Sest et iga erialaga tekkis selline kripeldav tunne, aga mis siis, kui 2 aasta pärast ma olen õppinud seda 2 aastat ja siis enam ei meeldi. Et tahaks midagi muud. Aga siis vaatasin ringi, meenus, et lapsepõlves perega palju ringi lennatud, et väga meeldis ja siis hakkasin lennunduse poole vaatama ja siis leidsingi teki eriala, sest et käed küljes töö on väga meeldinud alati, praktiline kogemus ja siis kandideerisingi otse teki ja sain sisse ja siin ma olen. No ma tegelikult ei tahtnud üldse tulla siin. Aga siis ükselt otsustasin, et vanemad tuleb kuidagi õnnelikuks teha, midagi tuleb õppima hakata. Mõtlesin, et hea küll, ma hakkas majandust õppima. Tegin oma väikse eeltöö ära, kui oli esimene plaan oli kohe minnes Tartu Ülikooli, siis ma sain aru, et see on tibapuine mu jaoks ja et päris niimoodi ka ei suuda, et võiks mingi põnevus juures olla. Ja see Vinksi turniiril tuli mul vanem koolikaaslane, tuli minuga juttu rääkima, mõtles, et kuule, et proovi lennukas, tundub see põnev koht. See on suurepärane, et saan õppima minna, vanemad ka õnnelikud ja siis niimoodi ma siia jõudsin. Õnneks oli muidugi see, et nii kui ma siia tulin, siis mul oli siht juba silme ees, mis ma tegema hakkan. Sain aru, et ilmselt müügi peale ma üks päev lähen ja nii ta läks ka. Minu soov Lennuakadeemiaga liituda sai vist alguse siis, kui ma tegin 9. klassi lõpus töövarjupäeva Estonian Airis. Mul oli võimalus lennatada enda pilootidega Kuressaarde tagasi. Lennuk peaks katki jäima Kuressaarde kinni, aga siis ma juba teadsin, et Lennuakadeemia ja lennundus ja et see võiks olla see tulevik. Kui ma kandideerisin siia kooli, siis ma andsin oma paberid siis 2 erialasse, oli lennujuhtimine ja siis lennuki juhtimine.
Aavo Luugi psühholoogilised testid tegid oma valiku, kuhu ma siis sain lennujuhtimise eriala, oli see, kus ma siis 4 aastat koos kolleegidega sain õppida. Väga erinevad teed siia, ma võib-olla kiirelt räägin enda nii-öelda teekonna ka, sest mina olen ka Lennuakadeemias õppinud ja nüüd ikka veel siin töötan. Ja mina nagu paljudki teised ilmselt teadsid, et Lennuakadeemias saab piloodiks õppida. Piloodiamet on äge, mõtlesin, et vai piloodipaberid, piloodi õppekavasse pani paberid sisse. Ja siis, kui ma seal Lennuakadeemia kodulehel natuke ringi vaatasin, siis on teised õppekavad ka, et vaatame siis veel, tehnikavärk mulle on nagu meeldinud rohkem. Siis panin sinna ka paberid sisse selleks ajaks, kui siis tulemused tulid, otsustasin ma ikkagi siis tehnikaõppekava kasuks, sest siis olin ma ennast piisavalt jõudnud kurssi viia, mis asi see Lennuakadeemia üldse on ja mida siin nagu veel õppida saab. Ja seni ei ole pidanud kahtlema oma otsuses, sest et see tehnikaõppekava oli väga tore alus edasisele elule. Aga kui me nüüd õppimisest edasi liigume, töö juurde, milleks me tulimegi tegelikult siia rääkima, ehk siis meil on siin väga palju tudengeid, mõned nooremad, ma ei tea, käsi püsti, kes on esimene kursus. Okei, pooled on esimene, käsi püsti, kes on teine kursus. Samad käed. Ja 3. kursus ja 4. kursus. On kõik tööl juba. On kõik praktikal ja 5. ja 6. on ka võib-olla mõni, aga ühesõnaga, et mis oli teie esimene töökoht peale lõpetamist, et kas siis see erialane õpe siin viis teid otse siis erialasele tööle või ma ei tea, läksite kuhugi mujale üldse hoopis? Alustame teisest otsast. Teisest otsast. No nagu öeldud, siis mina lennujuhina ei ole kunagi töötanud. Alustasin, tegelikult esimene töökoht oli siinsamas Lennuakadeemias, olin natuke aega suvel kutseline pseudopiloot. See oli väga pikka aega mu CV esimene rida, oli väga uhke kõigile pidi seletama, mis on. Aga tegelikult esimene siuke tõeline töökoht oli juba vastloodud Nordic Aviation Groupis, kus ma alustasin siis lennuoperatsioonide osakonna spetsialistina. Sain teha lennuplaane, manageerida 6 lennuki siis igapäevaseid lennutegevusi, graafikuid, suhelda pilootidega ja lahendada igasuguseid olukordasid, mis parasjagu ette tulid, et siuke ops-kontroll. Võib-olla küsiks vastu, et kas see, et lennujuhina tööle ei läinud, oli isiklik valik või see oli mingitest välistest faktoritest, et polnud vaja parasjagu lennujuhte või? Eks lennujuhtide kursusel õppijad kõik teavad seda, et tööandjaid Eestis on vähe selles osas ja eks seal on ka teatav pingerida, et kes saavad tööle ja esimene ots sai tööle ja tagumine ots ei saanud tööle, see on paratamatult nii. No, mina olen selles suhtes kooli ole ära lõpetanud, kui ma päris selle esimese koha kätte sain. Ühesõnaga läksin kavala plaaniga magneetikusse, ütlesin mul just jalgvaja ukse vahele saada ja siis mind võeti logistikuks sinna. Ja seal ma pidasin vastu tervelt aasta, kuniks siis nähti, et see ei lähe nagu mitte. Et poisil on ilmselgelt igav ja tahab rohkem. Ja siis käidi, uuriti, ise näitasin Govi üles ja siis ühesõnaga loodi meile müügiosakond. Ja selle müügiosakonna ma tegelikult töötasin üles enda kolleegiga, kes oli aasta varem minust lõpetanud. Ja siis lõpuks meil oli ka 3. inimene sinna juurde assistendiks, kes oli siis peale mind lõpetanud ja meil oli 3 järjestikku lendused kõik koos kokku. Ja siis me hakkasime oma osakonda looma. Ja nüüd see osakond on valmis. Peaaegu. Alati kasvamas. Jah, selles suhtes küll, et nüüd on siin jälle natuke väiksed muutused, et nüüd ma pean teise riiki minema. Aga ma ei saa väga otseselt sellele vastata, sellepärast, et tegelikult esimene lennunduse töökoht oli juba pärast esimest kursust, kui ma käisin magneetikus ja ütlesin, et kuulge, ma tahan vaadata, mis töö see päriselt on. Ja siis töötasin suvetöölisena seal 1 aasta pärast esimest kursust, 2 aasta pärast teist kursust. Siis ma käisin Erasmusega Šveitsis ja surusin sinna lennufirmasse ühte ennast, et nagu projektijuhi kogemust saada veits.
ja siis kui ma tagasi tulin ja olin selle praktika hooldusettevõttes ära teinud, siis juhuslikult kuulsin Oskari kaudu, et neil on plaanis avada seal välismaal need baasid ja ma tahtsin välismaale minna ja siis surusin sinna ennast. Nii et tegelikult ma olin äkki lennunduses kokku töötanud 3 või 3,5 aastat selleks hetkeks, kui ma tegelikult lõpetasin ja siis ma jätkasin sama koha peal, et X-Fly's liinihoolduses. Ja kui Viv viitas neil mulle, siis mitte Lennuakadeemia ei avanud baasi välismaal, vaid X-Fly, jah. Ma olin seal samal ajal praktikal ise ja siis X-Fly expandis, hakkas neid Skandinaavia liine lendama ja siis neil oli vaja seal hoolustena. Just. Minul erinevalt eelnevast 2 kõnelast, siis minul oli see magneetiku etapp elus vahele. Lõpetasin akadeemia niimoodi, et tähendab 4. kursuse teisel poolel siis põhimõtteliselt hakkasin otsima. Jällegi Nordica tundus suht selline reaalne variant ja äge variant, kus alustada lendamist. Jah, ei võetud jutule ja siis asusin põhimõtteliselt tuli siuke pakkumine asutada teise Eesti regionaalsesse lennuettevõttesse siis ATR-i peale lendama, kes ees, see mees. Vabandust selle väljendist, aga kes ees, see ees, siis põhimõttel. Ja siis jah, põhimõtteliselt enne kui kool lõpetatud ametlikult sai, siis juba asusin tüübikoolitusele. Aga paraku selles ettevõttes ei kestnud pidu väga kaua, tuli ära tulla. Ja siis ma kandideerisin kohe Nordicasse oma ATR-i tüübipädevusega. Siis Nordicas jah, põhimõtteliselt läbisin assessmenti juba ära ja siis ootasin kodus, refreshisin neid uudiseid ja siis üks hommik ärkad üles ja vaata, et okei. Ei ole seda töökohta. Ja siis tuli hakata kiiresti välismaale midagi vaatama, sest et Eestis tol hetkel, ja suht praegu ei ole nagu väga midagi võtta pilootidel, algajatel pilootidel siis. Ja põhimõtteliselt tõmbasingi selle geograafilise kaardi peal see ringi päris suure, et kuhu ma valmis minema olen. Otsisin kõik võimalikud variandid välja ja siis mul jäi see SmartWings silma, mis tegelikult Eestis on üsna vähe tuntud ettevõtte, aga Tšehhis ta on suurim operaator. Ja läksin lihtsalt kogemuse mõttes seda assessmenti tegema ja mõtlesin, et lihtsalt lähen teen ära ja vaatan. Et ei olnud üldse nagu plaaniga siin ettevõttesse lendama minna. Aga assessment sai edukalt läbitud ja ma siis mõtlesin, et kas ma nüüd riskin sellega, et ma veel ootan pool aastat ja olen maa peal, et mul see paus nagu suureneb ja kas ma mõtlesin, et tegelikult see nagu pigem nagu tuleks lendama saada, pigem tuleks kogemust hakata ehitama, et see ootamine, et pausid tihtipeale lennunduses endale ei vaadata nagu positiivselt, et tuleb hakata kohe tegutsema ja siis ma selle otsuse vastu võtsin ja ma läksin sinna juba aasta aega tagasi. Minu kogemus oli siis samuti Wimborneniga sarnaselt, et esimesel aastal ma sain aru peale aastat aega AMS õppimist, et tuleb ikkagi kohe ka tööturul kätt proovida. Valikus oli siis praktikat teha kas Tallinna lennujaamas või Finnairis. Kuna Tallinna lennujaamas oli töövahetused, siis väga ei kõnetanud. Nii et läksin siis Finnairi praktikale andmesisestajaks. Ja sinna ma jäin siis terveks tegelikult selle Lennuakadeemia ajaks, et töötasin erinevates osakondades, näiteks siis ka kargo osakonnas, kus siis arvutasime välja erinevad kaalud ja mõõdud, mis kaupa saab lennukite peale panna. Võib-olla fun fact selle juures on see, et Norras saadetakse igapäevalt tonnide viisi kala Jaapanisse. Ma pigem oleks arvanud vastupidi, aga ja nii-öelda see küsimus oli, et esimene töökoht peale lõpetamist, ehk siis peale seda 4 aastat, kui ma olin Finnairis ära töötanud, siis koos lõpetamisega alustasin ka uuel positsioonil protsessi automatiseerimise eksperdina, mis siis oli juba nii-öelda IT suunal. Tiim oli siis nii Tartu kontoris, et kui keegi veel ei tea, siis Finnairil on ka Tartus kontor. Ja osad kolleegid olid Soomes ja selle töö mõte oli siis see, et kaardistada ära erinevad protsessid, näiteks istusingi siis tehnikutega angaaris ja vaatasin igat sammu, mis nad teevad ja mõtlesin välja, kuidas seda automaatsemaks muuta. Ja
koostöös siis partnerarendajate ettevõtetega mõtlesime välja siis automaatika lahendusi, kuidas siis saada töö efektiivsemaks ja automaatsemaks. Okei, aga sul oli siis selline väike, et sa nagu vaikselt oled siis liikunud sellisest lennundusspetsiifilisest tööst nagu eemale kogu aeg, et Finnairis nagu alguses olid seal kargoga ja muude asjadega, aga siis juba protsessi automatiseerimine on natukene anonüümsem töö, et see võib olla juba kõik mis, et kas see oli sul nagu teadlik valik, et sa nagu pigem ei taha nagu nii nagu käppapidi seal lennunduses sees olla või ei olnud see kuidagi sujuv areng lihtsalt? See oli lihtsalt selline sujuv areng, et kuna see, minu jaoks oli hästi suur väärtus see, et see tiim osaliselt oli Soomes, ehk siis päris palju sai välismaalastega koostööd teha, et ja kuna tegu oli ka COVID-i ajaga, siis ikkagi lihtsalt selline sujuv nii-öelda elu liikumine, nii et võid ise igasugu plaane teha, aga elu tuli mõni teine peatükk oruks. Okei. Võib-olla küsiks väljakutsete osas, ehk siis, et töökohti on olnud teil väga erinevaid, väga erinevad profiilid, aga võib-olla mingisugune selline huvitavam seik või väljakutse või võib-olla ka selline mõte, et mis oli mingi juhuslik selline juhtum, mis siis võib-olla aitas kaasa teil jõuda sinna, kus te praegu olete. Et ma ei tea, mingi tutvus, mingisugune kohtumine, mingi pidu kellegiga kuskil on, kus ikka toimub mingi võrgustumine, et kas oli mingisugune selline butterfly efekt, mis lõi nagu käima sellise edasise töö või nagu Vivi ütles, et mina ütlesin talle, et mingi baas kuskil avatakse ja selle peale ta siis tegutses, et kas teistel oli ka mingeid selliseid hetki või mingeid huvitavaid väljakutseid kuskil, ma ei tea, jah. No selles suhtes oli siuke asi, et kui mina olin 4. kursuses, ma ei tea, kas enam Magnetic teeb siukest asja, aga olid kursused siin, kus sai ettevõtte juhtimist õppida. Ja tegelikult siis ma juba nagu teadsin, et ilmselt suund on see, kuhu minna ja tookord siis Jan Kotka, kes siis oli üks juhtidest seal, tema siis põhimõtteliselt ütleski mulle seal juba ära, et ole meheks, tule lihtsalt, saa kuidagi jalg ukse vahele. Et kui sa saad jala ukse vahele, siis sind hoitakse, sest ettevõte on juba sinusse investeerinud, taha sinust tegelikult lahti saada, kui just tõesti ei ole nagu mingeid muid nüansse, mis seda teevad. Ja põhimõtteliselt sellest kohtumist läks 1,5 aastat mööda peale mida siis ma läksin Jani juurde jutuga, et nüüd on see aeg, kus tuleb ennast arendama hakata ja siis seal üldse see kõik see müügiosakond ja selline asi algus sai, et tema suunis. Ja minul võib-olla oli märkamine selle osas, et kuna ma 2 aastat õppisin AM-i, siis ma teadsin, et ma tahan kindlasti vähemalt 4 aastaga Lennuakadeemia lõpetatud saada, kuna õpe on niigi aasta võrra pikem on ju. Ja siis, kui ma olin eriala ära vahetanud, siis ja paljud käisid ikkagi siin ka Erasmusel ja välismaa huvi oli ka, siis ma tükk aega nagu mõtlesin, et kuidas ma saaks selliselt, et olla välismaal, aga samas teha nominaalajaga siis Lennuakadeemia lõpuni. Ja kuna ENAK, mis on siis minu teada praeguseni Lennuakadeemia üks partnerülikoolidest, pakkus siis Erasmuse võimalust, siis mul üks hetk tekkis nagu selline märkamine, et selle asemel, et Erasmusele minna, võiksin magistrisse minna. Ehk siis peale Lennuakadeemiat tegin seal siis magistri 2 aastat navigatsiooni ja telekommunikatsiooni eriala. Ma suuskaks siia vahele võib-olla publiku küsimuse, mis sobib siia hästi, et publikus küsitakse, et milline on ELAst saadud hariduse tase võrreldes muu maailmaga. Ehk siis, et sa käisid seal ENAK-is on ju väga paljud erinevad taustaga inimesed kindlasti töötavad ka teiega, et ma ei tea, kuidas te võrdleksite, et kas hea, halb, ma ei tea, või mingid aspektid, milles võib-olla Lennuakadeemia hea on või kuidas teised paremad on, kui oskab midagi välja tuua. Või ei ole nagu vahet, et kõrgharidus on kõrgharidus? Ma võin nii palju öelda, et kui selles suhtes ma tean, et kui mina alustasin ülikooli ja võrreldes praegusega on teki eriala väga palju muutunud ja ma käisin Šveitsis pärast 2 kursust. Ühesõnaga, minu esimene kursus oli väga-väga üldised ained ja siis teine kursus oli, ütleme nii, baas erialaained.
ja kui ma sinna Šveitsi läksin, siis esimene hetk oli kindlasti selline kerge šokk, et okei, see on nagu ülikool selles suhtes, et noh, see nagu õppimise tase on palju minu arust kõrgem, aga ma hiljem sain ka teada, et noh, nad maksavad ise näiteks, et ma tundsin tol hetkel, et okei, see kuidagi paneb rõhku sellele ja inimesed noh, siis teavad, et noh, et seda raha mitte raisata, kuidagi nagu seda suunda natuke rohkem. Aga noh, praeguseks ma ei saa öelda, on ju. Aga samas, nüüd tänapäeval oma praeguse tööga ma näen väga palju inimesi, kes on õppinud konkreetselt siis kosmosega seonduvaid bakasid või magistreid ja nendel on väga näiteks teoreetiline teadmine. Et sellega on näiteks väga huvitav olnud, kuidas meil näiteks elapoolne teadmine on siis väga seda nagu praktilist poolt andnud ja sellist, et noh, me oleme nagu erinevates asjades head, teame palju ja siis õpime kõik koos noh, mingisuguseid killukesi siit ja sealt, et mina õpin kosmose kohta ja siis ma ei tea, rõhutestimised ja mis iganes sellised asjad. Ja mõni õpib, kuidas mõõtmistööriistu kasutada, selles on täiesti nagu seinast seina. Ja eks lennunduse poolt on ka nagu väga kasulik olnud teada, sest et noh, kosmoses ei ole seda sorti näiteks safety nõudmisi, et ma olen nagu lennunduses saanud väga palju seda kaasa võtta just kvaliteedi poole peale ja et kasutada seda õppematerjalini põhimõtteliselt. Mina nagunii juba töötan igapäevaselt hästi rahvusvahelise taustaga inimestega. Võib-olla esimene kogemus välismaa ülikoolidega oli minu Erasmus Türgis, kus me läksime 4 sõbrannaga, 2 pilooti, 2 lennujuhti Türgi Anatoolu ülikooli. Ja seal me saime küll oma kolleegi õpetada, et see kõrgem matemaatika, mis me siin koolis saime, siis see oli kõrgem kui seal. Aga kui ma täna vaatan Eesti spetsialisti, kes võib-olla meile kandideerib versus välismaa spetsialisti, siis ma arvan, et Lennuakadeemia üks tugevusi on see, et saate ka laiapõhjalisemat tausta juurde, et kui võtame näiteks piloodid, on ju, et siis valdav osa pilootturul teevad enda tüübi pädevuse, õpivad kuskil piloodikoolis, siin te saate juba niisugust laiemat pilti juurde erinevate ainetega, mis tegelikult selles töös väga toetab. Ja kui ma võtan iseenda karjääri vaata, et siis see laiapõhjalisus annab võimalusega tegelikult nii paljudes erinevates töökohtades töötada, et kui võib-olla see esimene karjääritee ei lähe nii nagu tahaks, et siis selle hariduse pealt on tegelikult võimalik endale ikkagi leida töökoht laiemalt, et ei pea kartma, et siis pead midagi uut minema õppima, et üldse tööle saada. Ma natuke lisaks võib-olla, et minu arust kogu aeg selle piloodi haridusega või piloodi selle paberiga käib kaasas see ütlus, et teavad jube palju, oskavad väga vähe ja aru ei saa mitte midagi. Et kui ma võrdlen ennast enda teiste pilootidega, kes tööturul on ja kes on teinud lihtsalt sellise selle nii-öelda selle tüübipädevuse või teinud lihtsalt selle pädevusloa endale ära, siis kindlasti see kõrgharidus, see on akadeemias, mis te saate, et see annab väga palju juurde. Ja see on päris suur konkurentsieelis tegelikult, et päris mitmed suured legacy lennufirmad, kes piloote värbavad, et seal on kirjas isegi, et tahetakse seda nagu kõrghariduse poolt sinna juurde saada ja tegelikult need õppeained, mis siin akadeemias te saate, tegelikult annavad päris head taustsüsteemi ja taustinfot teile juurde. Ja seda asja tegelikult eesti keeles õppida oma kodu, siis nii-öelda oma riigi, oma siis emakeeles. Et see on tegelikult privileeg ja see on päris hea. Te saate nagu seal ingliskeelse osa ka juurde ja ma arvan, et see kokku see, mis kogu kompott, mis siin akadeemiast lõpuks saate, et see on tegelikult päris tugev fundament, päris tugev alus, et minnes tööturuga. Kui me juba siin õpingutest räägime, siis ma võtaks veel ühe küsimuse publikust,
küsitakse, et kas elaõpingud vastasid teie ootustele või tagasivaates oleks võinud teha muid valikuid, et sihuke any regrets küsimus vist. No korraks mõtlesin ise, et ma lähen hoopis kokaks õppima, sest sellel hetkel kuidagi söögi tegemine oli ka üks asi, mis mulle meeldis. Ma arvan, et no regrets praegu absoluutselt, et lennundusega ja Eesti lennundusega käib kaasas nagu nii äge seltskond inimesi ja siit koolist saab elukestvaid kontakte, et mul küll ei ole ühtegi kohta olnud või korda olnud, et tahaks midagi muud teha või valida midagi. Alati saab juurde õppida. Mina läksin põllumajandust õppima nüüd juurde, nii et ma olen selles, kes me oleme eluaeg olen õppinud, siis ma mõtlesin, et ma õpin natukene juurde ja siis sõber tuli juurde, ütles, et kuule, et aga lähme põllumajandust õppima. Lihtsalt magneetikul on mingi uus suund. Kompannid ja lennukid kõrvust ja saagi. Selles suhtes oli HR-ile päris raske nagu ära seletada, et mul on õppepuhkuse päev vaja, et ma olen põllumajandust õppima. Aga nüüd on teine aasta läheb ja väga tore on. Ja no ütleme nii, et lennukis tegi väga kõva põhja ka alla. Ütleme nii, et teadmised, mis sealt kaasa tulid, on mul selle õpingu teinud ikka nagu äärmiselt lihtsaks. Ei ole nagu suurt mõtlemist ka. Võib-olla esimese kursuse poole peal oli nagu ma rääkisin, meil olid nagu tõesti väga nagu baasained, eriala kursuseid tol hetkel ei olnud, ei näinud seda, mis see töö päriselt kunagi välja näeb. Ja ma arvan, et see ajendaski pärast esimest kursust seda nagu töökohta otsima, et näha, mis see päriselt endast kujutab ja et kuidas mulle tundub, see ei saa seda teha. Aga pärast seda ei olnud üldse mingeid muresid, kahetsust, mitte midagi. Meil pool saali on ka praegu esimese kursuse poole peal, et siis teadke, edasi läheb ainult paremaks. Minul ka nagu mingisugust kahetsust ei ole, et ma olin ka, ega see tagasilöök oli ka päris korralik esimesest aastast, kui ma kohe nagu pilli sisse ei saanud. Tõmbasin seal ka paberi peale plussid ja miinused erinevate erialade kohta välja ja kaalusin, et võib-olla isegi välismaale minna ehitusinseneeriat õppima, aga nüüd, kui ma kokpitis järjekordselt päikseloojangut õhtul vaatan, siis ma saan aru, et ega siin elus ei ole väga vist midagi muud peale lennunduse, millega ma päriselt siiralt tegeleda tahaksin. Et olen õige eriala valinud. No minu kahetsused olid ilmselt peale seda 2 aastat on ju, et see ei ole eriala võetud, aga kokkuvõttes ma ütleks seda, et asju ei ole mõtet teha, kui neid kahetseda. Ehk iga asja saab tegelikult enda jaoks tööle panna, lihtsalt tuleb leida neid erinevaid võimalusi ja variante. Et mõtlen, et kõige rohkem neid tugevusi sellest välja. Ja mõnikord ongi ainult läbi katsetuse sa leiad selle, mis sulle päriselt sobib ja meeldib, et ma mäletan ka tõesti pärast esimest kursust mõned vahetasid eriala ja mõni läks tõesti ka nagu mujal õppima ja tänavuse päevani ma näen, nad on nagu selle peale jäänud ja siis oli lihtsalt andis neile hea kogemuse ja nad said paremini aru, mis neile sobib. Nii et katsetamisel midagi halba ei ole. Halbi, mis juhtus saab, on see, et sa oled targemaks. Just. Millest tegelikult teil on megat aega. Ei pea nagu jooksma kuskile suunas ja siis mõtlema, et ise juba elu lõpuni pean ikka seda suunda tegema. Et ilmselt kodust on osadel surve ja endal on mingi surve peal, aga tegelikult teil on palju aega ja te saate ümber otsustada mitukümmend korda veel oma elu jooksul. Ei pea seda kartma üldse. Kuna nüüd siin seltskond on ka natuke rahvusvaheliseks läinud, viimast välismaal on ju Rootsis, teised siin ka on käinud või on seotud ettevõttega, mis on nagu välismaal. Et kas siis võib-olla küsiks seda, et kas välismaise ettevõtte jaoks töötamise juures kuidagi see, et me oleme Eestist pärit, on kuidagi hea või halb alus või see, et meil on Lennuakadeemia haridus ja teiseks siis see, et kas siis tõesti mina tudengist kogu aeg räägiti, et lennundus on hullult international, mine kuhu tahad, et selle paberiga oled sa kõva vend üle terve Euroopa. Et kas siis päriselt ongi nii, et saabki minna üle piiri, kus kõik muu on. Ma ei tea, Viim, kuidas sina üldse sul oli kindel plaan, eks välismaale saada ja siis ma ei tea, kas seal oli nagu
eelis või takistus see, et sa tulid Eestist ja Lennuakadeemiast või? Takistus kindlasti mitte. Selles suhtes, et raske on öelda, kas see on eelis, sest et ma ei näe HR-i mõttemaailma, kuidas nad midagi seal on ise otsustanud, aga samas, äkki sa saad öelda? No võib-olla HR-i vaatest kaks asja, et esiteks igasugune kogemus on oluline, mida rohkem te vaatate maailmas ringi, seda rohkem tekib või areneb teie analüüsivõimekus ja näete seda, mida te otsite seda, mida te tahate teha ja leiate. Aga teine pool sellest on kindlasti see, et Eesti on väike, meie lennundusmaastik on selle võrra veel väiksem ja igasugune kogemus, mis te välismaalt toote Eestisse, tegelikult rikastab seda sama lennundusvaldkonda siin. Et sellel on minu arvates kaks poolt ja igatahes, kui keegi tuleb välismaa kogemusega või üleüldse mingisuguse muu lennunduskogemusega versus keegi, kellel seda ei ole, et siis see kogemus on see, mis see CV-s müüb. Ja ma ütleksin seda ka, et kui X-Fly pankrotti läks ja tol hetkel ma olin siis sunnitud uut töökohta otsima, see oli juhuslikult täpselt keset talve, ehk siis sellisel ajal on alati keerulisem, tehnikutel tööd leida ei ole nii palju seda tööd ja siis kohalikud firmad, kelle käest ma küsisin kõikide nagu, tööl olevate tutvuste kaudu, kõikjal oli kusagil mingi tuttav või mingi ühe, teise ja kolmanda inimese kaudu ikka said ühendust ja siis neil olid nagu inimesed olemas. Siis eks vaatasin ka mujale Euroopasse, sain tööpakkumisi Taani ja Prantsusmaale nagu konkreetselt näiteks ka lennuki ATR-ide ehitamise osas, aga tol hetkel ma ei tahtnud enam välismaale kolida, ma mõtlesin, et kas või seda pendeldamist teha, et ma ei tea, nädalaks või 2 tööle lennata ja siis tagasi niimoodi, et ma olin seda juba aastaid teinud, ma olin natuke tüdinud sellest, tahtsin natuke kodus ka elada ja siis tol hetkel selle peale ei läinudki, aga samas see ei olnud takistus selles suhtes, nad võtavadki hariduse, kogemuse, kõige taolise järgi ja siis see, kus sa pärit oled, eriti Euroopas, pole absoluutselt mingi nagu probleem ja ongi võib-olla just positiivne, sest et sa saad tuua ka näiteid teistest firmadest, kultuuridest ja siis on alati hästi tore. Ma ütleks ka, et ega takistus see kindlasti ei ole tööturul ja kui ma selle akadeemia lõpetasin, ega mul oli nagu ego natuke suurem, et tulen Eesti Lennuakadeemiast, olen kõva tegija, siis reaalsuses on ikkagi see, et ega inimesed ei tea, isegi, et seda Eesti, Läti, Leedu järjekorda ei teagi, kas Eesti on isegi kalumine seal. Et aga, ja siis suur, kui sa olid kusagil Euroopas või kus iganes Indias, Egiptuses, kus iganes oled, siis küsitakse, kus sa oled, siis lihtsam on, et sa oled Poolast. Ma lendan Poolast, mõtlen Poolast, et keegi ei tea, kus Eesti on. Ja ei viitsi seletada ka iga kord sama asja. Aga selles mõttes, et lennundus kindlasti meie firmas on ka väga palju rahvusvahelisi piloote Saksamaalt, kus iganes Alaskalt, USA-st, see on väga rahvusvaheline turg ja ma ütleks, et selles nagu pilootide seisukohas kindlasti seal nagu mingit piire nagu ei jookse kusagil. Ma ütleks seda, et erinevate rahvustega olen tööl kokku puutunud ja nii siis ka kosmoseettevõttes, siis on Eesti asukoha nad on ära õppinud. Läti, Leedu ajavad nad ikka sassi. Küsimus publikust siia samasse teemasse, et kas välismaal töötades on eestlaste kohta ka mingisugused stereotüübid, millega peaks siis arvestama? Ma ei tea, et kas nad on tuimad ida-eurooplased või on sellised IT põhja-eurooplased või et kuidas seda nagu, kuhu poole pigem tüürib see suhtumine? Lätlased ütlevad, et me oleme kole aeglased. Et me oleme aeg olemas. Kuskile kiiret ei ole. Nii palju, kus nagu müügi poole pealt, siis lätlastel on alati niimoodi, et eestlasega suhtleme siis, kui aega on. Muidu võtame Leedu kätte. Nad ei ole vist prantslasi näinud. Sellest ma mõtlesin, et peaks neile hispaanlasega tutvustama. Et hispaanlastega on vahva kogu siuke küll, et näiteks Viulinguga koostööd tehes on niimoodi, et sa näed radari pealt, lennuk on maas, saa kuskile minna, neil on neid asju vaja.
aga neil teeb siesta peale, siis neil siesta. See ei huvitane. Sellest siis mina võin seal teisel pool telefoni nutta või naerda ja teha omalt poolt kõik, et need asjad sinna saada. Need tal on siesta. Kohe sul on. Ega see lennuk on pärast ka maas, mis või? Ma olen kahte asja kuulnud, töised ja digiinimesed. Seda töist poolt mina ka, kuigi ma nüüd küll töötan tegelikult Eestis ja rahvusvahelise suunaga, mida väljaspool Eesti suunaga, siis eestlased tõesti paistavad silma oma töökusega, et see tööst tuleb armastus, et armastus töö vastu eestlastel on tõesti väga tugevalt sees olemas ja saab välja tuua seda küll, et inimesed on kohusetundlikud ja ma saan ka täiendada seda, et sain päris palju kursakaaslastelt Prantsusmaal olles siis kommentaare selle osas, et kuidas ma nii vara tulen loengusse, kuna ma olin 5 minutit varem kohal, sest et teised tudengid jõudsid 10 minutit hiljem ja õppejõud tuli siis 20 minutit aega, et täiesti tavaline lõuna Prantsusmaal. Okei. Nüüd paljud teist on maininud, et käisite juba tööl ka õpingute ajal ja tuleb ka veel küsimus publikust, et kui oluline on teie hinnangul siis tulevase karjääri suhtes see, et ikkagi kas siis suviti või ka juba mingi poole kohaga õppimise ajal nagu kuskil töötada, oma nägu näidata, et kas... Ma võib-olla saan siit HR vaatest öelda, et kasutage seda aega ära, et see 4 aastat kooli läheb mega kiiresti ja sellel hetkel, kui te 4. aasta lõpus hakkate otsima endale töökohta ja te olete võib-olla teinud ühe kohustusliku praktika, siis noh, see ei ole piisav. Tegelikult teil on 4 aastat võimalust tutvuda kõikide nende ettevõtetega, kes siin Eestis on ja ma hästi julgustan käia vaatamas. Te ei pea tegema praktikat, kirjutage ja kas või näiteks Marabusse tulge lihtsalt külla ja me näitame teile, mis osakonnad ja positsioonid meil üldse on. Et võib-olla see oli küll mu enda jaoks õppekoht, et oleks võinud juba varem hakata pihta erinevate vaatlemiste ja külastamistega. Et jalg ukse vahele, teie nägu nähakse, te ise saate aru, mis tegelikult veel töövõimalused on, et ei ole ainult need erialasuunad, mis võib-olla siin koolis kätte antakse, vaid tegelikult on hästi palju pisemaid suundasid veel ja leida see enda koht juba varem üles, mitte alles siis, kui te olete äkki olukorras, kus peaks oma elu alustama, peaks töökoha leidma, aga mis töökohale ma siis lähen, näiteks kui ma ei saa lennujuhiks. Et seda soovitan küll teha. Jah, seda võib võtta nagu maratoni eest. Et kool läbi saab, siis kõigil on nagu korraga start, aga lihtsalt, et sa oled juba paar tiiru ees. Jah, just. See on kogemused teada ja siis tead, kuhu tahad suruda ennast. Ja enda selliste oskuste õppimine ka, et mina olin kunagi hästi kindel, et mina lähen transpordiametisse lennundusosakonda või mina hakkan kindlasti manuaale ja sükest järelevalvet tegema. Ma ei ole absoluutselt selline inimene, mulle ei meeldi olla kuri politseinike näpuga järgajad, et teised teeksid asju õigesti ja kindlasti ei meeldi mulle teha dokumentidega pikalt tööd. Nii et ilmselgelt praktika käigus see tuli välja, et soovitan. Sellega on näiteks see ka, et ma olen hästi palju erinevaid neid töökohti siis lennunduses läbi proovinud ja näiteks kui ma alustasin, need suvetööd olid Magneticus baashoolduses. Ehk siis kui ma ei oleks edasi nagu mingeid asju proovinud, siis ma ei oleks võib-olla teadnud, et mulle baashooldust nii väga ei meeldi. Sest et kui ma pärast liinihooldust tegin, siis ma sain aru, et see on palju parem minu jaoks, sest et mulle meeldib see vaheldus. Okei, päevad on mõnikord erineva pikkusega, mõnikord sa lihtsalt istud 3 tundi ja keerutad näppe, et lennukid ju kõik lendavad, et mis ma siin teha saan. Ja teinekord, ma ei tea, hilisöösel sa loodad, et okei, see viimane lennuk, mis maandub, et see kõik on korras. Jah, just, et kõik on korras, me saame koju minna 3 tundi varem ja siis piloodid rõõmsalt tulevad, et kuulge, meil juhtus selline asi. Lihtsalt, okei. Et ikka kõike, aga selles suhtes, et see tegigi nagu elu huvitavaks ka ja et selle proovimine ja et
kui sai, ma ei tea, Ämari seal neid hävitajaid näha, see oli väga lahe, et ongi, et mida rohkem sa näed, seda rohkem sa nagu tunned, et võib-olla tahaks natuke sinna või siis, et okei, ma tahaks kombineerida kuidagi selle ja tolle ja siis, et äkki ma leian midagi taolist, et see annab hästi palju. Ainuke asi, mis ma võib-olla kooli ajal märkasin, oli see, et mõned kursakad käisid niimoodi Magneticus tööl, et nädalavahetused ja siis nad hästi tihti pidid reedel loengust varem lahkuma. et nad jõuaksid sinna õigel ajal, et nad saaksid need vahetused ära tehtud. Samas tööpositsiooni poole pealt see oli nagu meeletult hea, sellepärast et ma usun, et üks neist pärast kooli lõpetamist tal oli äkki poole aastaga tüübikoolitused ja kõik sellised asjad käes, et selles suhtes, et ta oli nii palju aega sinna alla pannud, et ta sai kohe lihtsalt tehnikuni välja. Nii et sa pead valima, et mis on sinu jaoks mõistlik ja et kool ka ei kannataks liiga palju. See on selline balanssi leidmine, et muidugi kui te annate oma fookus ära kuskile töökohale, siis ilmselgelt see tuleb millegi arvelt ja siis jääb koolis midagi omandamata. Ja teisipidi ka see, et läbipõlemine on väga suur teema, kui te olete esmaspäevast reedeni koolipingis, laupäev, pühapäev töötate või kõik õhtud ka töötate, et siis lõpuks tööturule sisenete te juba siukese väsinud töötajana ja siis kus see silmas ära kaob, et seda ka hoida. Võib-olla küsiks teie karjääride kohta veel nii, et millised on siis tulevikuplaanid, et praegu olete nendes kohtades, kus meil kirjas on, aga ma ei tea, 5 aasta pärast tüüpiline HR küsimus on ja intervjuu küsimus. Keegi ei küsi 5 aasta plaanina. Okay. Pole ammu pidanud kandideerima. aga et millised on teie plaanid ja kas te astute praegu juba mingeid samme selleks, et jõuda sinna, kuhu te võib-olla tahate jõuda või pigem on siuke vaatab, kuhu elu viib, et... Põlgu peale. Aitab küll, mul on plaan paigas, 35, siis on kõik, et ma enam kontoris ei jõua olla. Okay. Aga eks seda kõike näha ole tegelikult. Nojah, ja tegelikult praegu juba aktiivselt tegutsed selle nimel. Ja, seda küll jah, aga et lennundus hoiab nagu nii 10 küünega kinni ka, et seal on nagu seda palju põnevust ja see keskkond, kus nagu mul on au olla, on nagu väga soosiv sellele, et sa tahad seal kauem olla ja sa tahad seal ennast arendada ja sa tahad anda midagi tagasi teistele. Selle jaoks tagasi on, siis sain siia ka tulla ja teistele ka räägime. Eelmise teema juurde veel ka, et kui te käite ringi erinevates ettevõtetes, siis hinnake seda keskkonda, mis teie ümber on. Sest see keskkond tal on väga-väga suur roll sellele, mis suunab sind edasi. Ja sa õpid hindama seda enda ümber. Sest heas keskkonnas on ka head töötajad. Ma ei tea, kas mul 5 aasta plaani on, et tegelikult selles Head of HR Operations rollis ma olen nüüd viimased 4 kuud olnud. Ma olen saanud selles lennuettevõttes kasvada spetsialistist juhiks ja ma arvan, et täna minu esmane fookus läheb ikkagi meie personalioperatsioonide edendamisele, parandamisele, et ilmselgelt 3-aastases lennuettevõttes ei maksa oodata, et kõik asjad on hästi paigas ja automaatsed ja meil oleks tegelikult vaja seda, kes tuleks, istuks meie kõrval, ütleks, kuidas saaks asju efektiivsemalt teha. Et sellel on hästi fookus ja ilmselgelt töötajad just otsivadki seda head töökeskkonda ja et oleks see keskkond, mis aitab neil areneda, nii et enda rollis näen hästi oma tööpõhist põldu ees, mida saab kütta. Piloodide seisukohast rääkides, piloodid on alati sellised salakavalad olnud, et instruktoritega ka küsid midagi, et kas on plaanis kuhugi suurema linnu peale lendama minna, siis ütlevad, et vaatab, mõtleb, aga kunagi nad konkreetselt välja ei ütle, üks hetk nendest kaovad ja lähevad. Et ega mul on ka selles mõttes mingi salaplaan on paigas, kus ma tahaks olla ja samal ajal siin praegu ehitan ja kogun neid tunde ja käin ja kogun kogemust ja vaatan neid erinevaid riike ja piirkondi ja mul on nagu selles mõttes see töö on nagu hea, et sa saad nagu töö käigus vaadata neid erinevaid siis võimalusi, kas ma siin tahaks elada või mitte. Ma sain aru, et Dubais keset kõrba päris nagu elada ei tahaks, samas raha on jah. Et siis ma käin nagu kaval rebane ringi ja mõtlen kogu aeg, et kus nagu mingid võimalused on, aga hetkel mul on ikkagi
hetkel 5 aasta pärast ma arvan, et ma olen Euroopas. Ideaalis võiks olla kapteni positsioonile peal tõusnud ja lennuki osas ma hetkel ei tea, aga et see tööturg pilootidel on ka nagu nii muutuv kogu aeg, et nagu kogu aeg räägitakse, et olukord paraneb, Emirates räägib, et järgmise 5 aasta jooksul 1000 piloodid, Visser räägib siin, et järgmise 5 aasta jooksul tohutud laienemisplaanid on ja samal ajal müüvad lennukid on maas mootori probleemide tõttu, et see kõik sõltub sellest, et mis see maailmakorraldus ja mis see poliitiline seis, majanduslik seis on. Et raske on teha sellist 5 aasta plaani nii ebastabiilses valdkonnas nagu lennundus, aga tõenäoliselt ma kuhugi liikunud olen. Eks ma 5 aasta pärast näen. Jah, igati nõus, et see 5 aasta vaade on ealise teadmist tuleb, on ju. Aga ma arvan, et suures pildis nii juhtimise kui ka ma arvan teiste positsioonide vaates alati nagu leida neid arengukohti. Et vahet ei ole, kus hetkes sa elus oled, et alati otsid, et kuidas ise areneda, kuidas tiimi panna arenema ja panna ikkagi ennast ebamugavatesse olukordadesse, sest ainult siis areng tuleb. Eks ma ise ütleks ka, et see 5 aasta plaani ei ole, aga sellepärast, et elu on nii muutlik, isiklikust kogemusest seda näinud, et raske on otsustada, et see on see, mida ma 5 aasta pärast teen, sest et ükskõik, mis ma välja mõtlen, ilmselt see on vale. Nii et kõige parem variant on olnud lihtsalt see, et tänases päevas, kui mingisugused valikud tulevad koolituste osas või osakond, näiteks su enda osakonna ülemus tuleb ja ütleb, et kuule, kas sa sellist asja tahaksid teha, siis on lihtsalt nagu jah, ma proovin. Ja et ongi näiteks, et ma olengi jõudnud näiteks sellist asjadeni, et nüüd ma käin paar korda aastas välismaal mingite nende jõusüsteemide nagu rõhutestimisi tegemas, mis me ehitame ja siis et sellist asja teha nagu seal kvaliteedikontrolli, mõnikord on see, et hakkad, ma ei tea, siis auditeid tegema, et lihtsalt katsetad, proovid, saad erinevaid kogemusi ja siis vaikselt saad, sa lihtsalt näed, kuhu sa saad edasi minna ja mõnikord on lihtsalt selline päev, et sa mõtled, et üks päev ma lihtsalt lähen keevitajaks, et täitsa võtab vabalt, aga selline nimekiri on taustal lihtsalt selline, et selle ma viskan välja, selle ma panen juurde ja siis vaikselt vaatab. Meil on kogunenud küsimusi ka. Ma küsiks võib-olla siukse asja, et publikust küsimus, et kas te olete oma palgaga rahul? Ja võib-olla ma extendiks seda selliselt, et kas te olite oma palgaga rahul kohe peale lõpetamist ja kui nagu kas seal on see areng on nagu kiire või mitte, sest lennunduses me teame, et see esimene palk ei ole teadnud suur palk tavaliselt. Aga kõik tulevad suure ootusega, et see esimene palk on hästi suur number, et võib-olla siin HR-i vallast ka hästi, mina olen oma palgaga rahul ja see on selles mõttes hea nii lennunduse kui personali mõttes. Aga soovitan teha teil ka palgauuringut enne, kui te lähete tööturule, sest et personali osakond ei vaata teile väga rõõmsa näoga otsa, kui teil ei ole üldse kogemust mitte mingil näol ja siis te tulete oma hiigel suure palganumbriga, et neid vestlusi on olnud küll ja siis on lihtsalt paratamatult see pettumus hästi suur. Et tehke palgauuringuid ja uurige ka siis nendelt erinevatelt kontaktidelt, kelle te olete endale vaatluspraktikate ja mille iganes käigus juba saanud, et uurige neid ka, mis realistlik palk on. Ei maksa liiga suure numbriga tulla. Tasub küsida kolleegide, kursakaaslaste kõigi käest, et mida te kus teenite, mõned ütlevad, mõned ei ütle, aga selles suhtes, et siis saab vähemalt mingi nägemus ette, et mida kus nagu teenitakse ja ma ei tea, teistel ka arvamusi palga osas? No, minu palgast võiks tund aega rääkida, sest see dokument on 74 lehekülge pikk, millest see palk koosneb ja ega ma siiamaani ei saa aru sellest. Ja palgalipikul lõpuks on mingisugune number, mida desifreerida. Ja palgalipik on ka poola keeles. Ühesõnaga, on kuid, kus ma ootan, et saan rohkem, siis ma saan vähem, kuid, kus ma eeldan, et ma ei saa midagi, siis tegelikult ma saan nii palju ja siis ma lihtsalt 2 kätt alati kõrval ei saa aru lihtsalt.
et ega jah pilootidel ka, et see palgaootus alguses peab olema tegelikult üsna realistlik, mis tähendab väike. Aga lihtsalt ongi see, et saad kogemuse alla ja tegelikult aasta aega ma olen lennanud seal firmas, tegelikult palk on, ma ütleks, päris hea, et nagu ma ei oleks oodanud, et ma 1,5 aastat pärast kooli lõppu nagu nii hea palga peal olen. Et tegelikult nagu kõik nagu see kasv on olemas ja lihtsalt sõltub firmast, sõltub piirkonnast ja ma ütleks, et see, mis 20 aasta pärast, 20 aastase kogemusega mingil kaptenil Euroopas on ikkagi nagu, see summa on ikkagi päris suur. Väga hea elu, jah. Võib-olla veel kiirelt ütlen ka, et jällegi ma siin ketren seda sama käige vaatlemas ja käige ettevõtetes külas juttu, aga see aitab teil ka tuvastada ära need suunad, mis on võib-olla tulusamad, et kui te mõtlete tööturule ja sul on üks positsioon ja sellel on võib-olla 200 kandidaati turult võtta või see üks positsioon ja sellel on turult 2 kandidaati võtta, et siis see annab neile ka natuke seda jõupositsiooni, kust numbrit juurde küsida tulevikus. Ma ütleksin sellist asja, et kui ma käisin praktikal hooldusettevõttes, siis seal oli suurepärane, kus üldse maksti, nii et see oli nagu oli. Aga pärast praktikat mulle öeldi, et me jätkame miinimumpalgaga. Selle peale ma kenalt ütlesin, et ei aitäh, head aega, et seiske enda eest ka, et kui ikkagi nagu absurdset palka nagu pakutakse, siis ärge nagu sellega ka nõus olge, et lihtsalt rögata ennast surnuks nii-öelda, sest see ei ole ka hea. Ma just tahtsin ka täiendada, et on okei palka küsida rohkem, aga te peate suutma seda ka nagu tõestada, et te seda väärtate. Ehk siis see sama teema on, et kui sul on see kogemus all, siis see on väga okei. Üks väga hea nipp, mis ma olen õppinud, on see, et läbi aasta, kuna need nagu väikeseid võite on väga lihtne ära unustada sellel hetkel, kui sa lähed oma palka küsima, et siis on pange kirja. Kui te midagi eriti head teete, kui ma ei tea, saate kiita, mis iganes, selles suhtes, et see oleneb, kui palju te olete juba töötanud selleks ajaks, aga nagu selliseid väikseid asju on tõesti mõistlik üles kirjutada, sest et sellel hetkel, kui te lähete palka küsima, siis te saate nimekirjast vaadata, mis on need head punktid, mis tõendavad praegu minu palganõuet. Nii et me siin enne tegime nalja ka, et kus see noormees 2 kipsis käega on. Et siin on olelusvõitlus algusest peale, eks siin koolis ka koolitatakse ühte eriala päris palju inimesi korraga ja tööturule te sisenete samal ajal ja iga asi teie CV-s on see, mis jälle annab natukene seda tausta juurde, mille pealt minna küsima. Esiteks, kas te üldse selle töökoha saate, aga siis pärast ka see, et mis on see kogemus, mis te tööandjale toote ja väärtus, mis te loote ja sealt on siis võimalik minna ja öelda, et aga teate, mul on selline kogemus nendest ettevõtetest välismaalt ja see on minu number, et siis on tõsiselt võetava. No võib-olla see CV jutule lisaks juurde veel seda, et kuna Eesti lennundus on väike, siis minu kogemus, mis ma olen nagu kõrvalt näinud, on see, et tutvused loevad nagu jõhkralt palju, ja see, et kuidas te saate tutvusi või kuidas teie nimi kellelegi meelde jääb, on siis see, kui te, ma ei tea, paistate silma millegiga, te näitate initsiatiivi mingites asjades üles. Kuidagi nagu pushite veits edasi, võib-olla näitate mingisugust huvi või küsite mingeid õigeid küsimusi, käite nendel praktikatel erinevatel. Kui teie nimi kuskile nagu rohkem meelde jääb, siis see on ka juba incentive või siuke nagu natukene võib-olla surub või annab mingisuguse eelarvamuse sinu kohta, mis mõnikord vaat päris palju. Aga kuna meil on aeg otsas, siis ma küsin viimase küsimuse, mis on kõige rohkem soovitud publiku seast. Kasutaja Rokikas küsib, kas MP-le tulete? Tänan MP, kes ei teadnud. No, vaikus või? Mina saan öelda kõige vanem siin, et mina siis täna ei ole tulemas, aga ma loodan, et kohe varsti tuleb see rohkemate vilistlastega MPK, mida siin juba kuluaarides sosistati, et sinna kindlasti tuleb. Ja, Nelle rääkis, et märtsis, mai. Märtsikuu reedel. Just.
hästi. Sinna tuleme kindlasti. No ma ei tea lubada, kas ma jõuan Rootsist kohale. Kes MP-d korraldab? Siin keegi korraldajatest ka on? Et on juba seal laavad jookeriga. Siis teevad kõik värvilisi šotte, nagu mina omal ajal, et... Mis teema täna on üldse? Sõbrapäev. Sõbrapäev. Kas saab saata mingit kaarti ka headele sõpradele? Valgusfoor tehakse. Läheb atraktiivsemaks. Aga okei, mina tänan teid, meil sai aeg otsa, meil oli väga tihe vestlus, mul jäi veel palju küsimusi siia alles, ehk ma eeldan, et te olete veel mõnda aega siin akadeemia koridoride peal nähtaval. Et kui teil jäi mõni küsimus küsimata või te ei saanud mingeid vastuseid, siis palun pöörduge. Võite ka mind üles otsida, kui leiate. Ma ütleks võib-olla seda ka, et täiesti okei on näiteks võtta ühendust LinkedIni kaudu. Ärge Facebooki mulle kirjutada. Käi seal väga palju. Aga LinkedIn on väga okei portaal, mille kaudu võtta ühendust, kirjutada, küsida küsimusi või siis juba võtta ühendust mingite ettevõtte kontaktide kaudu ja siis juba otsima viisid, kuidas rohkem koostööd. Aitäh teile! Ja aitäh teile, et tulite kuulama!